Nii, kiidetud olgu Issand, Isa, me täname ja kiidame, et sul on meile täna midagi varuks, Issand, ja Isa, me palume, et kõik, mis me räägime sinu vaimust, läheks südamesse ja kasvataks head vilja ja mis ei ole sinu vaimust, mis on selleks, las läheb ühes korras sisse teisest välja ja ärgu tehku mingit kahju mitte ühegile inimesele. Jeesuse nimel. Aamen. Nii, mul tuli nagu selles mõttes Matteuse 5. peatüki, kus kohas Jeesus räägib mäejutlusest ja ma räägin sellist tuntena, et oli mingisugune tuba, rahvast oli seal täis, ühesõnaga, olukord oli, et seal oli üks tuba ja siis rahvas oli igal pool väljas ja igal pool, nagu ütleme maailmas kuskil. Ja iga inimene pidi seal toas käima ja seal toas oli üks ingel, kes kutsus iga ühe sinna nagu visiidile ja sinna ette ulatati kandik. Ja seal kandiku peal oli erinevad lihatükid. Siuksed, metsa liha seal, ei tea mis liha, lihatükid. Ja siis küsiti seal, et kas sul on see lihatükk, kas sul on see lihatükk. Mina algusest, ma räägin, kuidas ma nägin seda, siis pärast nagu seletus. Ja siis üks mees ütles, et mul ei ole seda lihatükki ja seda ei ole. Ja siis äkki öeldi, jah, sa oled õieti öelnud, et sul ei ole neid lihasi seal tükke ja siis see inimene muutus säravaks. Ja 33 ilusti nagu ja sai õndsaks. Ja siis tuli mingi teine inimene ja ka samamoodi kandik tuli ette ja ütles, et kas sul on neid lihatükke seal, kas sul on neid. Ja siis ta ütles, et ei, mul ei ole seda lihatükki, seda ei ole. Ja siis ingel ütles, et valetad, sul on. Ja siis ütles, et sa ei saa õndsaks ja juhatati toast välja meelt parandama. Ja niimoodi väga paljud käisid seal ja igaüks ütles, mõni siis ütles, et on see ja mõni ütles, ei ole. Ja siis ma pärast hommikul mõtlesin, mis asja, mis lihatükk ja mis asi see on. Ja siis ma sain nagu aru, et liha ja veri ei pääse. Kui sul leitakse üks lihatükk sealt, siis sa ei saa õndsaks. Kui sul on mingisugune liha, meelsus, lahkmeeled, igasugused lihategude, nõidus, vaen, riid, siis sa ei saa õndsaks, kui sul leitakse liha ja verd sealt. Ja õndsaks ei saa see, kes valetab, et mul ei ole. Kes valetab, et ei, mul ei ole. Tegelikult kogu su olukord näitab, et sul on liha meel alles täielikult, sul on seal liha neid osi seal, erinevad beefsteakid seal ja ütled suure suuga valetad, et sul tegelikult ei ole. Siis saadetakse sealt minema ja sa ei saa üles tõusmisest osa. See, et inimene muutus kohe valgeks, on see silmapilguga ja meid muudetakse. Et see on nagu ülesvõtmise asi. Ja sellest samast asjast räägib ka mäejutlus. Et ja ma mõtlesin, et eesti keel on sükene paras, sükene natukene maakeel sükene, mida vaja tegelikult vaadata, mis tegelikult Jumala vaim seal kreeka keeles ütles, et selle saab nagu natukene paremini teada. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan need samad, et õndsad on, ma tahan teada saada nagu vähe sügavamalt seda, et mis kreeka keeles seda välja tuleb selle. Ja siis ma leidsingi, kui koogeldasin ja otsisin selle. Ja sellest ma nüüd räägingi. Nii, aga Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kus jüngrid olid tema ümber kogunenud. Avast oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Esmapilgult vaatad, et õndsad on siis põhimõtteliselt, kes on vaimus vaesed, on ju, et kohtlased või
ütleme pooled hoobised, need on kindlasti taevas, aga tegelikult see ei ole nii. Et see ei tähenda see asi ei tähenda kreeka keeles siis ei tähenda rumalust ega vähest mõistust. Kreeka keeles see sõna, mis on, see on kreeka keeles, ühesõnaga ma ei hakka seda ütlema, siis ma budistan niikuinii, kirjeldab inimest, kes tunnistab oma täielikku sõltuvust. Seega tähendab see inimest, kes tunnistab oma vaimset vaesust Jumala ees. Ta mõistab, et tal pole Jumalale midagi pakkuda ja ta vajab täielikult Jumala armu. Hoopis parem mõista ju. On ju? Et õndsad on need, kes uurivad Jumala seaduse ööd ja päevad. Sa pead uurima natuke, mida ta sellega ütles, mida siin öelda tahetakse. Esmapikult loed hoopis, et õndsad on siis ühesõnaga need, kes tummad kurdid ja kõik, kes üldse vaimust on nagu vaesed, tegelikult ei ole. Õndsad on hoopis need, kes ütlevad, et issand, ilma sinuta ma ei saa mitte midagi teha. Issand, ma vajan sind. Et see on nüüd see, mis on õnnistatud on need, kes tunnistavad oma täielikku vaimset sõltuvust Jumalast, sest neile kuulub taevariik. Ja see läheb ka selle Jesaja 66:2 on, aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on puruks pekstud vaim, kes väriseb mu sõna ees. Vaata, see on nüüd see vaimust, ta väriseb issanda sõna ees. Jumal vaatab sellise peale, kellel on puruks pekstud vaim, kes on tõesti, ütleb, et issand, ma olen aru saanud, ilma sinut ei ole mitte keegi. Ilma sinut olen ma kadunud, nagu üks laul ütleb, kadunud. No. Ja nii, järgmine koht on, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Nii ja kreeka keeles on see sihukene, kui nagu vaatame, et Jeesus ei ütle lihtsalt, et kõik kurvad inimesed on õndsad. Me võime igast kurbust seal, võib-olla neil varastati auto ära või midagi kurvastamisel. Et siis on õnnas, saab kohe taevariiki. Ei ole. See viitab neile, kes on sügavalt leinavad, eriti oma patu pärast. Vot, kurb oma patu pärast. Kui sa kurvastad oma patu pärast, oma teemoni pärast, kellega sa koostööd võib-olla teed seal sees, võib-olla jood või suitsetad, kurvastad, võtta, siis oled sa õnnis, oi, issand, ma vajan sind, ma olen praegu sõltuvuses mingi jama sees. Vaata, see kurvastus, vaata, meeldib Jumalale. Eriti oma patu, maailma kurjuse pärast, lahusoleku pärast Jumalast, sellisele inimesele tõotab Jumal tulla ise appi ja lohutada. Jumal on lohutaja, ta tuleb siis sind lohutama. Et õnnistatud on need, kes sügavalt leinavad ja kurvastavad Jumala ees, sest Jumal ise tuleb nende juurde ning lohutab ja kinnitab neid. Oma patu pärast kurvastad, vaatad, ka Vanas Testamendis on mitu kirja kohta, kus koos kurvastatakse, kui tehakse ülekohut. Kuskil on sõjad, kuskil keegi kannatab seal, tuuakse lapsohvrid, ma ei tea mida, mis asja veel siin maa peal tehakse jubedusi ja sa kurvastad igasuguste homotrillide ja muude asjadega ja kurvastad, et see teeb sind kurvaks patu pärast. Siis issand lohutab sind seal. Nii, õndsad on tasased, nemad pärivad maa. Ja see sõna ei tähenda jälle kreeka keeles seal mingit nõrkust ega argust, et oled tasane seal kuidagi vaikne seal, kuskil nohik seal nurgas. Ei, seda ei tähenda see, ei mingit argust ega nohiklikkust või mingit sihukest. Et see tähendab inimest, kellel on jõud, kuid kes hoiab seda enese valitsuse all. Tal on jõud, aga ta hoiab enese valitsuse all. Ja vanad targad kasutasid seda sõna isegi taltsutatud hobuse kohta. Hobune on endiselt hästi tugev, tänu Jumalale näeme siin hobuseid tugevad, kuid tema jõud on kontrolli all.
noh, tuulik läheb välja, võtab tal seal kinni ja on taltsutatav, on ju. Et ta on ju igavene tugev, ta võiks vastu hakata ja isegi jalaga seal lüüa, on ju. Aga ta on, hoiab kontrolli all. Enesevalitsus on see kontroll. Et seega tähendab see, et ta on kreeka keelne leebe, alandlik, enese valitsev, mitte kättemaksu, imuline inimene, kes usaldab Jumalat ega suru oma tahet jõuga läbi. Et minu tahe sündigu, et ma pean ma teen kõik seda, et nüüd minu tahe jääb peale. Et lähed sellega nii kaugele. Vot, see ei ole see, kes õndsaks saab. Jeesuse tahe sündigu. Ja põhimõtteliselt siis ütleme, et see ütleb niimoodi, et õnnistatud on need, kelle jõud on alistunud Jumalale, kes käituvad leebelt, alandlikult, sest nemad pärivad maa. Ja ka psalm 37:11 on seda sama sõna kasutatakse, tasased pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust, kus oled siuke enesekontrolli ja hoiad kontrolli ja oled siukene tasane, kohe ei lenda kallale, siis tunned rõõmu suurest rahust ka. Nii et rahu on. Põhimõtteliselt tegelikult täna veel Jumala vaim ütles mulle veel siukest asja ka, et kui sa oled usust õigeks mõistetud, siis on sul rahu Jumalaga. Selle asi on, sul on kuidagi sisemine rahu seal. Aga sul on rahutus elukate pärast, igasuguse teemonite pärast. Mina vihkan teemonid, ma tean väga hästi. Ma vihkan pöörast suud, täpselt nagu Jumala vaim, ta ütleb, igasugust kuut asja vihkab, nagu seal kirjas on. Ülbed silmad ja valelik keel, kes vendade vahel riidu teeb. Neid asja peame ka meie, kui meil on Kristuse meel, me peame neid asja vihkama. Kristuse meel on täpselt, meil on ka viha olemas. Vihkame sükest kurjust. Ja siis ongi see rahu on sul Jumalaga, kui sa oled temaga ühel meel. Sul on Kristuse meel, võitud meel. Et Jeesus viitab siis inimesele, kes ei võida vägivallaga ega enese kestestamisega, vaid usaldab Jumalat. Sellisel inimesel tõotatakse Jumala pärand, sa saad siis pärandi. Nii, ja siis on järgmine. Õndsad on need, kellel on nälg ja jänu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Ja Jeesus kasutab jälle neid sõnu kujundina. Me oleme siin ka palunud, issand, anna nälga ja jänu oma sõna järgi. See on tegelikult väga hea palve, ma ei tea, kus kohas keegi õpetas mul ja ma olen seda palvetanud ja ühe korra palvetasingi, issand, anna mulle nälga ja jänu ja andiski ühe laksuga, lugesin seal kohtumõistjate raamatu ära. Jeesus kasutab neid sõnu kujundina nii, nagu näljane inimene ihkab toitu ja jänune inimene ihkab vett. Peavad tema jüngrid igatsema õigust ja õige meelsust. Võt, et sa tahad seda Jumala õigust ja õige meelsust, sa tahad asjad oleks Jumala sõna järgi õiged. Õigust Jumala ees, õiglast elu, ustavust Jumala tahtele, õiglust, mida Jumal maailmas teostab. Jumal teostab siin õiglust siin maa peal. Tema maksab kätte saartele, tema käes on kättemaks. Ja tema teab täpselt, annab parasjagu aega meelt parandada ja siis tuleb kohtu mõistmine. Ja see ei tähenda mingi kohtuliku õigest mõistmist, vaid ka kogu elu kooskõlas Jumala tahtega olemist. On selle asja tegelik mõte. Ja siis sa saadki, et need saavad inimesed, kes niimoodi nagu jänunevad Jumala sõna järgi, need saavad siis küllastuma. Nendele antakse. Tahad, siis sulle antakse, palu sa saad. Ja mida rohkem sa otsid, seda siis annab Jumal ennast leida. Ja järgmine on õndsad on halastajad. 7. Sest nende peale halastatakse.
ja siis Jeesus ütleb seal kreeka keelest nagu ütleb nagu kui süvendada sisse, siis õnnistatud on need, kes kohtlevad teisi halastuse ja armuga, sest Jumal osutab neile samasugust halastust. Kui sa kohtled teist inimest halastuse, annad talle armu, siis põhimõtteliselt tekib külvilõikuse seadus, seda samat asja, hakkad sa ise ka saama. See ei tähenda, et inimene teenib Jumala halastuse oma tegudega välja. Matteuse evangeeliumis on pigem mõte selles, et halastav süda on tunnustajaks inimesele, kes elab Jumala riigi järgi. Nagu Jumal tema vastu on armuline olnud, nii on ka tema armuline teiste vastu. Seetõttu saab ka ta edaspidi kogeda Jumala halastust. Me teame ka üks kirjakoht on see, et kui Jumal on sulle andeks saanud ja sina ei anna andeks, siis nõutakse sult kõik välja, mis kogu see kustutatakse su endiselt patud ka ära, oled sama patune veel hullem, kui sa ennem olid. Ja see on see, kui Jumal kirjutas ühe Viinamäe selle valitseja võlad korstnasse ja siis selleks teise käest vaata nõudma. Siis sa oled mitte halastaja, siis sa oled seal välja pressija, põhimõtteliselt oled sa kantpea, lähed sinna välja pressima inimestelt raha. Täna maailma keeles. Ja siis sa saad selle kantpealguse eest saad. Nii et kogu su patt ei tuletata enam, muidu ei tuletata meelde, siis tuletatakse iga su patt meelde, oled tagasi nagu koer oma okse sees. Nii, aga järgmine on siis, õndsad on puhtalt südamed, sest nemad näevad Jumalat. Vaata, puhas süda ja mingid lihatükke kandikul. Sest nemad näevad Jumalat. See on puhas igasugusest mustusest. See kreekakeelne sõna on seal kothoros. Vaat seda ma oskan juba lugeda. Kothoros. See tähendab puhas mustusest, rikkumata, segamata, siiras. Seda kasutati nii füüsilise puhtuse kui ka moraalse puhtuse kohta. Neile öeldakse, Jumala sõna ütleb ka, et tulge Jumala ette kurjast südamest puhastatud ja ihu poolest pestud puhta veega, duši all peab ära olema käidud ja niimoodi lähed Jumala ette. Ja see teine sõna on see kardia. Ei tähenda kreeka keeles mõtte maailmas ainult tundeid. Pilbis on see inimese sisemine olemus. Tema mõtted, tema tahe, tema motiivid, südame, tunnistus, soovid. Ja et inimest, kelle sisemine olemus on puhas, siiras Jumala ees, mitte ainult väliselt vaga. See on väline vagadus, on võlts vagadus. Ennem ole sa juba, kui sa oled kuri, siis ole kuri, ära mängid, et peidad kuskil oma seda viha kuskil. Meil lubatakse ka vihastada. Aga enne kui päike loojub, peab viha olema ära ilusti laagerdanud ja võid uuesti sõbralikult edasi minna. Aga vaga on see, et me oleme siin põrnitseb ja kuidagi nägu näitab ka juba ära, et viha on sees ja siis ütled, ei, ma ei ole vihane, ja päriselt juba seal. Et see on võlts vagadus ja selline ei näe mitte ühtegi Jumalat, ei näe seal, ta ei näe Jumalat, ei isa ega püha vaim, aga Jeesus seal samamoodi. Nii, ja selles suhtes on selline hea. Nii, lähme edasi. Õnnistatud on need, kelle süda on puhas, siiras Jumala ees, sest nemad saavad näha Jumalat. Võitavad näha Jumalat. Sest Jumal ütles, et kellel on minu käsud, Jeesus ütles, ja neid peab, see ongi see, kes armastab mind, ja ma näitan ennast talle. Kõik tahavad, et Jumal endale näitab. Me loeme raamatutes, kus inimesed on Jeesust näinud, käinud üleval 3. taevas, nagu Paulus ihust väljas ja me loeme ainult neid. Mina tahaks mitte ainult lugeda, vaid ka kogeda. Aga siin on need jälle võti. Et siin ei räägi eelkõige välisest laitmatusest ja jagamata südamest, mis on suunatud Jumalale ega ela silmakirjalikkusest. See mõte haakub ka sellega. Psalm 24:3, 4 küsimusega. Kes võib minna issanda mäele,
see, kellel on süütud käed ja puhas süda, kelle käed pole verised. Jeesus viitab, et see on tõeline puhtus algab inimese seest. Südamest tood, kas sa head välja või on kurisõda, toob kurjust. Sellise inimesele on tõotatud kõige suurem õnnistus, nad saavad näha Jumalat. Vaata, sellepärast ütlebki, et hoidke oma südant kõike rohkem kui muud, sest sellest lähtub elu. Me peame süda väga-väga puhtana hoidma. Esiteks tuleb ta puhtaks kasida. Sa ei saa midagi hoida, mida ei ole kasitud. Esimene asi ikkagi nuustik kätte ja nühkima. No nuustikuga tegelikult ei saa. Jeesuse veri on see, mis puhastab. Jeesuse veri ja puhastab ja kõik üle kohus risti alla ja siis puhastub. Ja õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. See väljendab nüüd sõna-sõnalt rahu looja, see, kes teeb rahu. See on see, kes tahab teha rahu. On olemas ka rahu ja julgeolek. Keegi president võib-olla ütleb, nüüd on rahu ja julgeolek. Võt kurat võib öelda, see üks sai rahu ja julgeoleku välja ilusti rahulikult, aga rahu ei ole. Nad ütlevad küll rahu, aga rahu ei ole, valetavad seal täie suure suuga. Aga Jumal räägib siin teisest, rahu looja. Ta proovib selle asjad olukorrad lahendada, proovib vendlust säilitada või räägib asjad kõik ilusti lahti ja annab inimesele meeleparanduseks ruumi. See ei tähenda lihtsalt inimest, kes väldib konflikte või on ise loomult rahulik. See kirjeldab inimest, kes on aktiivselt töötab selle nimel, et inimesed lepiksid omavahel Jumalaga ära lepiksid. See viib inimesed Jumalaga leppima. Ütled, issand, laske ennast lepitada Jumalaga. Sa lähedki ütled, et laske, nagu mõnel inimesel peabki ütlema, et ei, te olete usuhullud seal, et Jumalat ei ole. Ma olen ütlenud, et seal, et pööra ümber oma telje korraks ringi ja vaata natuke üles poole. Tee üks väike ring ära ja vaata, näen, lind lendab. Vaata seda lindu natukene, kus kohast ta tuli, ise tekkis. Sina tekkisid ka ise, auto tekkis ise, kõik puu tekkis ise. Ma ütlesin, see on petetud, armas inimene, see on täielikult absoluutselt ära petetud. See vaata ringi, siin on looja, siin on Jumal, kes on teinud. Ja kui sa natuke aega inimesega räägid, siis sa saab aru, et ongi petetud. Ja siis äkki ongi sul õigus, ütleb sulle. Äkki ongi Jeesus, mõtlesin, muidugi on, ma ju tean, et on. Siis räägid oma tunnistuse ka, et olid enne joodik ja lõhverdis samasugune nagu tema näiteks. Ja siis tulebki mõistus võib pähe tulla. Seepärast inimesed on maailma vaimu pealt ära petetud. Aga meid hüütakse Jumala lasteks, sest see hõlmab kõiki Jumalale kuulujaid. Nii. See tähendab, et rohkem kui lihtsalt nimepidi kutsumist, vaid see tähendab ka avalikult tunnustamist või sellisena tunnistamist. Et Jeesus ütleb siis seal niimoodi nagu, et Jeesus õnnistatud on need, kes loovad rahu, toovad lepitust, sest neid tuntakse ära kui Jumala lapsi. Et need on need, kes tahavad head, nad on kuskil seal kõnnivad, need on Jumala mehed. Nemad praegu toovad seal lepitust Jumalaga. Ja see tähendab, et rahu tegemine peegeldab Jumala enda iseloomu. Jumal soovib ju rahu. Jeesus on üldse rahuvürst. Jumal on see, kes toob lepituse Jeesuse pere läbi ning need, kes teevad sama, näitavad oma eluga, et nad kuuluvad temale. Ja selles salmis on väga vaja oluline teada, et Jeesus ei ütle, et rahu armastajad, vaid rahu tegijad. Nad teevad, mitte ei armastajad, ma armastan rahu seal, vaid rahu nad teevad, sõlmivad. Ja see rõhutab aktiivselt tegutsemist. Rahu ei sünni iseenesest, vaid seda tuleb teadlikult luua ja hoida. Rahu on ka Jumala sõnas ütleb väga, et hoidke seda vaimu antud rahulikku ühtsust. Seda tuleb hoida, sest me teame, et olemas möörgab lõvi, saatan, kes tahab rahu ära võtta, kõik tüljada ja muudku tegeleda igasuguste nõidustega.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende pärast on taevariik. Oot. Nii, kreeka sõnade mõte on siin dedi õgmonoi. Vaata, selle oskasin ka välja lugeda. Väga, ei tea, kes see kreeka keelt tunneb ja oskab, siis võiks selle inimesega paar sõna juttu ajada kreeka keeles. See on kindlasti väga, väga raske keel. Aga see on väga laialdane keel ja annab mõistet natukene, süvendab seda mõistet. Eesti keeles on lihtsalt liiga vähe neid sõnu. See tuleb tegusõnast, mis tähendab taga ajama, jällitama, taga kiusama ja see on täismineviku positiivne kesksõna. Ja see vorm viitab sellele, et inimesed on olnud taga kiusamise all ja selle tagajärjed kestavad, kestev tagakius. Nad ei ole lihtsalt korra kannatanud, vaid elavad jätkuvalt selle mõju all. See ongi vaata, kes tahab jumala kartliku elu elada, käivad kiusami. Kui sind inimene kiusab teemon siin, tuleb kurat sulle mõtetesse, ajudesse, ajab sulle mingit depressiooni või mingi, ma ei tea, mis jama pähe, igasuguseid mõtteid. Ma praegu viimasel ajal olen siin Andresega siin, Erkiga see uikmõtted. Tead, uikmõtted tulevad pähe. See ei tohi uikmõtte järgi teha. See ma olen aru saanud, esimene mõte võib kuradist olla. Tuleb maha istuda ja vaatan, mõte läks meil. See on jama mõte ja uikmõtetega tegelevad, ma olen nüüd tähele pannud, kuradid viivad sulle ja siis lõpuks oled hoopis jälle mingi jama sees. Uikmõtted ei ole jumalast ja need käivad siis, kiusavad teemonid niimoodi või siis tulevad inimese kaudu, ikkagi teemonid. Ja tekitavad intriige ja igasugused muid asju. Õiguse pärast, see tähendab, või õige meelsuse pärast. Nagu Mattuse 5.6 puhul tähendab see elu kooskõlas Jumala tahtega. Jeesus ei räägi kannatamisest ükskõik mis põhjusel, vaid kannatamisest selle eest, et inimene jääb ustavaks Jumalale. Sa jääd, kui sind taga kiusatakse, sa ei salga Jeesust, sa ütled, okei, Jeesus Kristus on mu issand ja ei salga, isegi siis, kui siin mõnitatakse Jeesuse nime pärast, sõimatakse siin, ei tea, mis usuhulluks. Tead, usuhulluks on väga hea, kui keegi siin ütleb sul usuhull, see on sul privileeg, see on sul pilet taevasse, see on sul medal kaelas. See inimene tunnistab siin, et sa oled usklik. Siin just hiljuti vaatasin, kuidas Andrei Zapovarov teleporteerus Ameerikast Ukrainas. Võt niimoodi käivad usumehed, käivad hops, teleporteeruvad sinna, vaatavad natuke ringi ja teleporteeruvad tagasi. Ja see on usu inimesed ja see on pidev Jumala otsimine viib sinnamaani välja. Ja siis öeldakse, näe usuhull. Loomulikult on usuhull ja minu arust on usutark. Ja siis las mõnitavad. Ja õnnistatud on need, keda taga kiusatakse, sellepärast, et nad elavad Jumala õiguse järgi, sest neile kuulub taevariik. Ja selles suhtes ja õndsad olete teie, kui teil minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad, jõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on nad taga kiusanud ka prohveteid enne teid. See on Mattuse 5.11. Ja selle mõte on ka selline, et Jeesus käsib mitte ainult kannatada, vaid ka rõõmustada, sest Jumala tasu on kindel. Me peame palgapäev tuleb. Jeesus tuleb ja palk tuleb koos temaga. Ta asetab oma jüngrid samasse ritta Vana Testamendi prohvetitega. Ja Vana Testamenti võib-olla ei ole, on Vana Testamendid, neid on usu meestest räägib seal Paulus, need on pooleks saetud, Jeremia saeti puukooreses pooleks prohvetid ja ta asetab need samast ritta Vana Testamendi prohvetitega. Ja me oleme maasool, siis kui sool läheb läägeks, millega siis seda soolaseks teha, see ei kõlba enam millegiks muuks, kui visata inimest jalgade alla.
Ja Jeesus ütleb sisuliselt seal, et teie olete maailmas see, mis annab sellele õige maitse. Sa pead olema nagu vürts seal. See hoiab seda riknemast. Et korralik maitseaine oled. Aga kui te kaotate oma jumalast antud iseloomu jõustavuse, ei suuda te enam täita oma ülesannet ning teid peetakse väärtusetuks. Ja selle lõigulest tuleb ka tähele panna, et Jeesus liigub kolmandalt isikult. Õndsad on need, teisel isikule õndsad olete teie. Teie olete maasool, see muudab selle asja isiklikuks. Näitab, teie olete, meie peame seda head vürtsi näitama, et ta pöördub otse meie peale. Teie olete maasool ja teie olete maailma valgus. Ei saa ju märkamataks jääda linn, mis on mäe otsas, ega südata lampi ega panda vaka alla, vaid lambi allale, et see paistab kõigile majas olevatele nõngu paiskuga teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid näeks, ülistaks, et isa, kes on taevas. Võtan tead teod, mida me teeme, seda tead teha. See on, sellega austame me taevast isa. Ja selle eesmärk ei ole, et inimesed imetleksid jüngreid, vaid nende elu kaudu annaksid nad au Jumalale. See kogu meie elu, mida me Jeesuses käime, peab tooma valgust, et inimesed näevad, et neil on midagi erilist. Nad käivad siin koos, nad ülistavad Jumal, neil on, et nad ei ole nagu meie siin tavalised, et rahvas, kes on pimeduses, nad näeksid seda valgust. Ja seda muidugi me ei saa midagi valgust anda, kui me seda ei ole. Et endale lamp seal kustunud seal ja päeva tõõgub ja siis näitame kellegile valgust seal. Ei, õli peab olema. Kui õli on vakas ja kanist ütles, küll siis ka leek on kõrge teistele näha. Ja see mõte nagu laiem on selline, et teie olete need, kelle kaudu Jumala valgus paistab maailma. Ärge varjake seda, elage nii, et inimesed näeksid teie õilsad tegusid ning nende tulemusena austaksid mitte teid, vaid teie taevast isa. Meie ei saa mitte mingist au, kui keegi tahab käperdada endale mingit au, siis varsti ta auku lendab. Et Jumalale kuulub kogu au, meil ei kuulu see mitte midagi. Ja Matteuse 5:14 ütleb, et teie olete maailma valgus. Kuid hiljem ütleb ta enda kohta, mina olen maailma valgus. Johannese evangeelium 8:12 ütleb, mina olen maailma valgus. See näitab, et jüngrid ei ole valguse allikas iseenesest, vaid nad peegeldavad Kristuse valgust oma elus. Meie ise ei ole siin midagi. Kui Jumal meil põlema ei pane, valgust ei anna, siis meil ei ole. Et see on nagu selle Jeesuse mäejutluse õndsad on need, selle nagu sügavam mõte. Ja hüppan üle siit 1. Peetruse 4, et üle kõige olgu püsib teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Uurisin ka seda. Üle kõige hoidke üksteise vastu lakkamatud, pingutatud ja sihikindlat armastus, sest selline armastus katab kinni suure hulga patte. Et varased kreeklased ja kirikuisad rõhutasid 1. Peetruse 4:8, et ei õpeta, et armastus ostab ära pattude andestuse, vaid armastus on tõeline armastus soodustab andestamist, lepitust ja rahu. Kui sul on tõeline armastus, siis sa tahad kuidagi lepitada, sa tahad kuidagi saata inimest lepitama, kuidagi asja ära ajama. Vaata, see on see armastus. Ja siin niisugune mees nagu Johannes Kristosmus selgitas, et armastus ei otsi ligemise eksimusi ega levita neid edasi, selle asemel on ta valmis andestama, taluma, taastama suhteid. Tema arvates on armastus nagu kaitsev kate, mis ei lase väikesel eksimusel kasvada tülideks. Siis teine mees, niisugune Clements Aleksandriast õpetas,
et kristlik armastus väljendab tegudes halastus, andestamine, ligemise aitamine, selline armastus peegeldab Jumala iseloomu. Ja Augustinus Hipponast rõhutas, et inimene armastab tõeliselt, ei tunne ta rõõmu teiste inimese eksimustest, ta soovib temale paranemist ja päästet, armastus ei varja pattu, selles mõttes ei nimeta kurja heaks, vaid katab selle andestusega. Kui patune kahetseb, vot see meeldib mulle kõige rohkem, kui ta kahetseb, andku talle andeks, see on ka piibli mõte. Ja see mõte on ka kooskõlas õpetussõnad 10.12. Vihkamine õutab riiduga, armastus katab kinni kõik üle astumised. Ja Peetruse esimene ütleb veel, olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata, teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesugused armuhead majapidajad. Siin sukeldume ka natukene kreeka keelde ja iga usklik on saanud Jumalalt midagi, armuanni. See and ei ole antud enda jaoks, vaid teiste teenimiseks. Kui keegi ütleb, et ma olen saanud armuanni, mul on kurjade vaimude eristusand, mida sa teed sellega? Sa pead teist aitama sellega. See on sulle antud teise teenimiseks. Kristlased on Jumala armu majapidajad ja nagu majavalitseja, kelle peremees on usaldanud vara. And ei kuulu meile, vaid Jumalale ja meie ülesanne on seda ustavalt kasutada. And ei ole meie oma, vaid see on valatud meile saviastjasse, see on siin saviastja, ütleme niimoodi. Ja mitte midagi pole meist, see on Jumalalt armuand. Ja sellega tuleb tegutseda, kui sulle see anti, siis annab ka Jumal selle juhtnööri, kuidas seda tegutseda. Sa ei pea seda ise kust taga otsima või virisema, et ma ei saagi enda vaimuannist, et midagi tead. Küll sa saad, kui on vaimuand olemas, Jumal annab sulle ka teenimisvõimaluse. Kui keegi räägib, siis räägigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast. Aamen. 1. Peetrus 4.11. Ja kui keegi räägib, nagu kreeka mõte on selline, kui keegi räägib, räägigu Jumala pühi sõnu. See ei tähenda, et inimene võiks oma mõtteid esitada Jumala sõnadena. Kui sul tuleb mingisugune oma mõte, siis sa ei hakka selle, Jumal ütles mulle tegelikult hoopis oma mõtteid, mis sul siin kreeka pähklis on, hakkad seal, ütleme, Jumal ütles. Meil on olemas oma mõte, meil on olemas isegi liha mõte on olemas ja igasugused muid mõtted on Jumala mõttel. Kui on Jumal midagi ütlenud, siis see muutub ka reemaks. Midagi, kellel kõrvad on kuulda, siis jälle kuuleb. Mõtlen, et iga õpetaja ja kuulutaja peab rääkima kooskõlas Jumala ilmutusega, austades ja täpselt edasi andes tema sõna. Annad selle edasi, nii nagu need vanad prohvetid uurisid pühakirjast järgi, et mis ajast kuulutas nende sees olev püha vaim. Nad uurisid, et öeldi praegu ära, tead, need asjad, need sõnadega hakkasid uurima, et mis ajast praegu Jumala vaim rääkima hakkas. Jumala vaim võttis prohvetide suu üle ja hakkas rääkima. Jumala sõnu. Seda juhtus Jesaja, Jeremia, kõik, mis me loeme sealt. Jumal rääkis nende inimeste kaudu. Pani tulise söö suhu ja hakkas rääkima. Peetrus rõhutab, et kõnelemise kui teenimise eesmärk ei ole inimese kuulsus, vaid et Jumal saaks au. Meie mingit kuulsust ei taha siin. Kuulsuse narr on isegi üks mingisugune saade, et me ei ole mingit kuulsust jää tagasi. Et see on täitsa narrus, kui inimene tahab midagi iseennast seal kuskil kõrgel tõsta. See on häbi lausa. Need inimesed, kes Jumalat armastavad, need näevad selle asja läbi, et see on lihtsalt, tahaks juba öelda, et ole vait, istuma. See on Peetruse õpetuse keskmine mõte, et kristlaste elu ja teenimine peab olema suunatud sellele, et Jumal oleks austatud Jeesuse Kristuse kaudu. Kõik asi, mis me räägime, peab issand au tulema. Täna ka, kui sõitsime seal Ondasega, seal siis võtsime seal piibli kirjakoha välja, et issand halastajad, räägi meile midagi ja rääkiski, ütles, et kiitke rohkem mind.
ja kukkusime autos kiitma, tänu Jeesus, kiitus Jeesus ja halleluuja kuningate kuningas ja panime pool tundi kiitsime. Jumal ütleb, et kiitust on vähe. No, et nüüd tuleb kiitma hakata. Et vahepeal ongi, et me siin kiidame, vaatad ise ennastki siin ülesse. Ja aga tegelikult näed, Jumal peab olema austatud Jeesus Kristuse kaudu. Meil on siin küllalt kiite. Täname sellest. Muudku täname. Ülevoolav tänu. Jumal nõuab ülevoolavat tänu. See peab lausa ülevoolama. Mitte seal kuskil lihtsalt täis olema. Ülevoolav. Ja siin Peetrus räägib ka sellest, et armsad ärge võõrastage enesest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nagu sünniks teid midagi võõrast, vaid rõõmustage, nii nagu te olete Kristuse kannatuse osalised, võite rõõmuga õisata ka tema kirkuse ilmumisel. Ja Peetrus ütleb siis, et ärge arvake, et see on midagi ebatavalist. Tulekuumus, selle kreeka keele sõnas on seal, on tuline katsumus, see tuleb sõnast pürr, see on tuli. Seda kasutati ka metalli puhastamise kohta, sulatusahjus. Põhimõtteliselt, kui tuleb siukene, et nüüd ma vist olen ahjus, siis peab kohe vaatama Vana Testamenti, seal oli 3 kuti ahjus, ära ei põlend, oled rahulikult ahjus edasi ja ei põle ka ära, sest usaldad issandat, praegu mind proovitakse, usuproov on alati olemas, meid proovitakse. Mõte ei ole lihtsalt raske aeg, vaid tuline proovikivi, mis puhastab ja katsub sind läbi. Tuleb see surve peale ja sa ütled, et ma tean, et mu issand elab, nii praegu olen ahjus, kõik. Ja ahjus saab leib valmis. Leib saab ahjus valmis ja ahjus muututakse kõvemaks, ka savi muutub kõvemaks. Ja katsumiseks ja proovile panekuks. Ja sõna see peiramos võib tähendada ka kiusatust kui ka katsumust. Nii et kiusatusega, meil on ka Jumala sõna ütleb ju mingi see palves, et ära saada meid kiusatusse, me palvetame seda, tegelikult keegi taha mingisugused kiusatusi, väga rängad kiusatused võivad tulla, sa võid orki lennata, aga palvetame issand ära saada. Kiusatus on igasugused ohtlikud asjad. Paljud langevad lõksudesse. Linnupüüdja paelust, aga Jumal tõmbab välja, kui alastab, et ta on alastaja issand. Ja te olete nagu osalised, jagate ühiselt, see tuleb sõnast nagu koinonia, osadus, osalemine. Peetrus ei ütle lihtsalt, et kristlased kannatavad, vaid nad jagavad Kristuse kannatusi. Rõõmustage. Ja vaata, siin on rõõmustage, see on, ma ütlen küll kreeka keeles, tšairete, tšairete, väga hea. Rõõmustage ja see on käskiv kõneviis, vaat sellest see mind üllatus. See ei ole mingisugune soovitus, rõõmustage. See on käsk, ole rõõmus, rõõmus ja see on käskiv kõneviis. Ja tema ilmumisel sa pead rõõmuma, sest et tuleb sõna, kui tema ilmutus tuleb nähtavaks, siis me rõõmustame selle üle, see on käsk on olla rõõmus, mitte kurvanäoline. Ja see tuleb, et Jeesuse kirkuse ilmumisel me peame olema rõõmsad, meid pannakse proovile ja oleme rõõmsad, seepärast, et meid prooviti läbi ja kui me jäime peale, siis ongi meil vaja rõõmustada suure rõõmuga õisates ja juubeldades lausa, ütleb see kreekakeelne sõna. See on palju tugevam sõna kui tavaline rõõmustama, see tähendab ülevoolavat rõõmu. Ja siis see siukene armsad ärge pidage võõraks seda tulist katsumust, mis teie seas on selleks, et teid läbi katsuda, nagu juhtuks teile midagi ebatavalist. Vastupidi, rõõmustage seda kuivõrd teil on osa Kristuse kannatusest, et te võiksite ka tema kirkuse ilmumisel juubeldada ja ülevoolavalt rõõmustada, kui Jeesus tuleb. Ja see kannatus ei ole ka mingisugune meeldiv osa muidugi, et me tahaksime et kannatust, keegi taha kannatust. Aga tuli puhastab nagu metalli meid ja niimoodi me saame lähedasemaks issandaga. Ja kui meid kiusatakse, siis ütleb ka Jumala sõna, et õndsad olete teie, kui teid teotatakse
Kristuse nime pärast, siis hingab teie peal kirkuse vaim. Et sellel on ka väga võimas nagu hea pool. See on siis nagu kreeka keeles on puhkab, jääb peale, ta ei lähe ära, ta jääb peale, kui sa oled tagakiusu all. See püha vaim jääb sulle peale, hingab sinu peal ja viibib pidevalt sinu peal. Et see nagu õpetab mitte nurisema, kui oled kiusatuses. Mida sa nurised? Ongi hea olla, oled kiusatuses ja siis puhkab hoopis sul püha vaim seal peal. Muidugi, kui sa kannatad mingisuguse patu pärast, see on teine asi. Seda ta toob ka välja Peetrus, et kui sind mingi kiusatakse taga, oled mingi pätt. No muidugi siis hingasub peal seal mitte mingi püha vaim, vaid teemonist tuleb hoopis kukis või seal. Aga tema ja see Jesaja 11.2 ütleb ka, et tema peal hingab issanda vaim. Ja kui kristlane kannatab Kristuse pärast, siis Jumala vaim puhkab tema peal. Nii et selles mõttes praegu meil siin niisugust tagakiusu ei ole. Ma arvan, kõige suurema tagakiusu nägid Eestimaal Vene ajal, kui minu emad kiusati taga ja taheti laps ära võtta ja igasugust tsirkus ma pidin nägema seal kui noor olin. Et kõik seal Tallinna peal käisid neid rahvakontrollid seal igal pool ringi, see on väga raske oli seal usklik olla. Aga ikkagi hoiti ja minu ema ei salganud Jumalat, kuigi ise kästi salata. Oota, see on üldse tagakiusu ajal. Aga mu ema peal hingaski Jumala vaim, nii et õli tuli juurde vakast ja jahu tuli juurde ja hingaski issanda vaim. Nii et see on julgustus, et kui rasketesse aegadesse läheme Jeesuse nime pärast, hoiame kinni, hoiame Jeesusest kinni, ei lase lahti, juhtugu, mis juhtub. Et inimesed võivad siis Kristlast häbistada ja samal ajal annab Jumal talle oma ligiolu ja au. Õndsad olete teie, kui inimesed teist minu pärast laimavad ja kiusavad, valetades räägivad teie kohta igasugust kurja. Rõõmustage õisake, sest teie palk on suur taevas. See on Matteuse 5.11 on sama teema, mis Peetrus seal räägib. Ja veel üks koht on, et kui juba õige pääseb vaevu, kuhu jääb siis Jumala kartmatu ja patumine. Vaata, seal on ka võib-olla valesti nagu aru saadud asjadest, et see sõna ei tähenda, et Jumal päästab uskliku vaevalt. Et no ma olen usklik ja teada, kus üldse pääseb, oled seal juba lootusetu. Et päästa on nagu ebakindel. Ja see tähendab hoopis pigem seda, et läbi suurte katsumuste, läbi raskuste, läbi kannatuste. Nagu palveränduri teekonda näed, siis tead, et seal tuleb kannatuse rajad, seal tuleb hävingulinnad, seal tuleb lootusetuse puur. Igast asjast pead sa läbi minema. Seda sõna kasutatakse mujal Uues Testamendis. See räägitakse millegist, mis saavutatakse suurte raskustega. Et läbi mitme viletsuse peate saama Jumala riiki ja seal ütleb ka, et sest aeg on kohtul alata Jumala kojast, ennem seda ütleb. Ja kui õige pääsetakse läbi niisuguste raskuste, mis saab siis nendest, kes ei kuuletu evangeeliumile. Ja Peetrus ütleb, ei räägi siin, et kui raske on Jumalal päästa, vaid sellest, kui raske tee on kristlastel sellesse päästesse jõuda, sest see hõlmab kannatusi, tagakiusu, usus püsimist. Seal on, kui mõne paneb adra juurde juba käe, vaatab tagasi, siis ta ei kõlba Jumala juurde. Mõni vaatab, et mina ei jõua seda tee, see on liiga raske, läheb tagasi ja hoogse sisse tagasi. Mõni saab koolidest vaimudest peaaegu lahti, siis otsustab, et enam ei jõua edasi minna ja tõstab käed ülesse ja tuleb 7 hullemat sisse. No see on lihtsalt niimoodi. Põhimõtteliselt, kui sa juba panid adra peale käe ära tagasi, vaata, mine julmast edasi, seepärast, et kurat sind ei säästa. Kui sa tagasi vaatad, sa saata tallermaks. Ta teeb sust 100 korda hullema, kui sa ennem olid. Juba see peaks juba mõtlema kristlane, kes on väga suurest jamast tulnud, siis korruta see 7-ga. Sul läheb 7 korda hullemaks, kui sa sinna tagasi lähed.
parem lähed, et ma tean, et mu issand elab, ma lähen edasi, jumal viib oma töö lõpuni, lähed selline, ta võttis ja kutsus mind, ta ei jäta mind siia maha ja viib mind lõpuni välja. Selline mõtteviis peab olema, lootus ei jäta kunagi häbisse. Ja et meid leitakse tema seest. Et Jeesuse seest. Ja meil ei tohi tüdida head tehes, seepärast issand ütleb väga selgelt, et me peame ennast usaldama Jumala tahte järgi, et oma elu ustava looja kätte ja me peame jätkama hea tegemist. See on see, et sellepärast, et ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi. Näemata, on olemas kannatused, mis ei ole Jumala tahtmise järgi, mis on, oled sa ise endale mingi jama kaela tõmmanud. Aga kui on Jumala tahtmise järgi kannatused, siis usaldugu oma hinged head tehes, isegi igasugune jama keskel teed ikkagi head ustava looja kätte. Meie asi kristlastena on teha head. Ja siis lõpetuseks on ka minule siin ja ka paljudele teistele vanemad. Teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel hoidke teie hoida antud Jumala karja mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikud Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasu imus, vaid andunult, mitte nagu isandad liisu osa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Vot, siuke peab olema mõtteviis neid, kes kogudust juhatavad. Et sa oled pannud karjaseks, siis pead oma karja eest hoolt kandma ja näitama eeskuju. Nõnda samuti teie nooremad alistuge vanematele, aga kõik rüütage ennast alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu. Nii kui keegi hakkab oma nina püsti tõusma, siis Jumal hakkab kohe vastu panema sulle. Aga alandlikel annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Kui me alandume Jumala võimsa käe alla, siis hakkab Jumal plaanima meid ülendama õigel ajal. Sellest tema käes kõik ajad. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Muretsemine on patt. See on patt. Kui sa muretsed, siis oled sa pattu teinud, palu andeks ja ütle, et issand, see ei tähenda, et sul mingit muret on. Meil kästakse mure ära anda. Tema peale ja tema peab hoolt meie eest. Issand, mul on selline mure, annad ära, mitte ei käi selle murega ja võid isegi seda mure sinna rääkida, sinna 3., 4. ja hoopis annad inimestele oma mured igal pool laiali. Aga siin kästakse anda Jeesuse kätte need mured ja tema peab hoolt meie eest. See on meile väga õpetuseks, seepärast, et igasugused mured võivad tulla. Jeesus, ma annan kõik oma mured ja koormad sinu kätte, kohe mure tuleb, issand, sina valitsed, sinu käes on hõbekuld ja sina pead minu eest hoolt. Ja meil kästaks olla kained, vaimus kained, seepärast, et siin on olemas nõiduse vaimud, mis riiguvad, igasugused muud vaimud loitsivad ja igast asja, võid selle lihtsalt, sa võid vaimust pimedaks jääda. Seepärast olge kained ja valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi. Vaata, süüdistaja käib nagu möörgab läbi otsides, keda neelata. Ta otsib lausa neid avarusi, et saada sind kuskilt kätte. Ja näed, tema vastu seiske kindlalt usus. Mitte niimoodi, et lähme kohe, et tema vastu minge kohe, võtke püss välja, laske kohe põlvedesse kurikaga pähe. Ei ole. Siin on, näed, seiske. Kindlalt usus. Ma tean, et mu issand elab. Tegelikult mind Jumala vaimu õpetas niimoodi käed üles ja hakkad kiitma issandat. Alistud Jumalale ja seisad vastu kuradile. Mitte ei hakka talle, Jeesus, sina oled suur, sina oled kõrge, Jeesus, sina oled kuningas, tänu Jeesus, kiitus, halleluuja. Kui sa sellise õhkkonna juba lood, siis kurat põgeneb ise minema, sa seisadki juba usus. Ma tean, et mu issand praegu elab, praegu mul on inglit tereeran tagasi Jeesuse nime. Juba tõstad üles ja kiidad taeva suureks ja siis on sul, siis hakkavad juba inglit sinu eest juba tööle.
Sinu asi on kiita ja minu asi on kiita. Seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maa peal. Näevad, on pandud, meid on pandud kogema siin maa peal kannatusi, igasuguseid asju, nagu täna ka oli juttu vaata, et millal me sellest teemoitest lahti saame. Ei saa, nii kaua kui me siin teemoite ala peal, me ei saa neist midagi lahti. Me kiidame issand, et nad on kogu aeg siin igal pool. Võib-olla täna rahunesid maha. Homme tulevad jälle uue sõjaväega ja me ei saa nendest nii lihtsalt lahti. Me peame nendele kogu aeg usust vastu sõitma. Ja selle võti on kiitus. Kiitus ülesse, taeva väravani kiidad Jeesuse ära ja siis on meie kaitseinglid tegutsemas, kes on meile määratud. Aga kogu armu Jumal, kes on teid kutsunud oma igavesse kirkusesse, Jeesuses parandab, kinnitab, tugevdab, toetab teist, kes te üürikest aega olete kannatanud, tema päralt olgu võimus igavesest ajast, igavesti. Amen. Ja siin ma tahan veel tuua selle teemonite elukate rügemendiga välja, millega need elukad tegelevad. See on Rick Sonneri raamatust, ma kirjutasin selle kunagi üles, et aru saada, mis on teemoniku armee esiteemonid. Need on väeüksused. Teemonikul armeel on väeüksused. Üks väeüksus on uhkus. See on väga salakaval, mitte igal poolt nähtav. Seda sa niisama lihtsalt ei näe. Seda sa näed siis, kui sul on alandlikkus, siis sa hakkad nägema uhkust, muidu sa ei näe seda. Siis on eneseõigus, eneseimetlus, sellised rügemendid, auahnus, need on kõik rügemendid, need on sõja siuksed, leegonid. Ebaõiglane kohtumõistmine, on olemas ka õiglast kohtumõistmist, see on ebaõiglane, kui mõistetakse ebaõiglaselt kohut. See on teemonite rügement. Neist kõige suurem on kadedus. Kadedate inimestega seltsid koos, nagu siin Susanna eelmine kord mainis seal. Juudas oli nii kade, hakkas müüma mitte temale kuuluvat autot. Et see auto tuleks maha müüa, Marguse auto ja jagada vaestel. Kui see pole sinu omagi, kadedusest ta tahtis müüa seda õli maha, mis ei kuulu talle. Teise oma, kadedusest vaata. Sa oled kade, et teisel seal on ja määritakse teisel jalgu. Kadedus, kõige suurem rügement, vaenlase rügement on kadedus. Et kui kõik kuskil kadedat näed, siis tead, et elukad on, väga suured elukad on nende asjade taga. Ja nende väejuht on vendade süüdistaja saatan ise. Ja kelle poolt oled sina? Need peaksid olema meie vaenlased. Kui me leiame nende rügementide seast enda iseloomu jooni, siis me oleme vaenlase poole peal. Me oleme vahetanud sõjaväge. Jeesuse sõjaväest teise sõjaväkke üle hüppanud. Sellepärast on meil väga hea seda vahepeal lugeda ja aru saada, et äkki me oleme, kuhu poole me oleme kaldunud. Äkki on mingid desentüörid siin hüppanud üle. Ja siis need sõjaristad, millega teemonid siis nagu tapavad seal. Mõõk tähendab hirmutamine. Tuuakse hirmu inimesele. Oda on reetrikus. Nooled on süüdistamine, tagarääkimine, laim ja vigade leidmine. Väikesed väeüksused, need on väiksemad väeüksused on kõrvale tõukamine, kibestumine, mis mürgitab, kannatamatus, andestamatus, iharus. Iharus tuleb vilmide kaudu väga rängalt sisse igasuguste asjade iharus. Ookse on hukkamõist, teemoid ooksendavad. Ja keerdunud maod on häbi ja neid madusi söövad kotkad, jumala kotkad. Keerdunud maod on häbi, et inimesed on ka häbid. Ja need on väiksed väeüksused. Et see on hea nagu
nagu vahepeal see põhimõtteliselt võiks olla kuskil piibli vahel mingi asi ja siis sa vahepeal loed, ahah, kuule, nüüd on siin mingi kibestumine, kuule, ma olen praegu äärealade peal. Siis tuleb kohe lahti öelda, seepärast, et oled juba teises salgas, kus sa ei peaks olema. Siis tuleb risti alla tulla, kibedus ära lõpetada, jälle Jeesuse juurde tagasi. Meil on kogu aeg tegemist. Meil on tegemist taevaluste kurjade vaimudega ja mitte liha ja verega ja me peame selle, nii kaua kui me siin kristlased oleme, peame sellega tegema. Aga nüüd me täna lugesime, et õndsad on need, loeme siis kohe eesti keeles uuesti üle. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja känu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse, teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja õisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Aamen.